Toomas Pauri autorisaade. Tere, head Kagu raadio kuulajad. Me istume nüüd Andrus Suklasega. Siin on tere, Andrus. Tere, Toomas. Sa oled minust meetri kaugusel. Palju siia Itaaliast maad on? No, laias laastus 2700-28 kilomeetrit. Jah, telefoni otsas ja vahel see hääl võngub ka seal telefonis. No jah, ega meil on ju see Euroopa Liit on see itimaa või meil Eesti, et see service on ikka väga vilets meil siin Euroopas. Ja. No vaatan, noor mees vaatab mulle siin otsa, su ema saab 90, siis mina soovin ka, ütled. Ja see mees, kes mind seal raadios piinab, soovib ka sulla. Aitäh. 90 on ikka hirmus vanust küll. No, Eesti mõistes. No, Itaalias vast on iga teine. Ei, seal on väga palju neid vanemaealisi, aga jälle kõik on suhteline, et mul onunaine 97 saab ja 97, et käib spaas ja elab elu, käib netis ja hääletab netis ja mäletad ju, räägiti meile, et Reformierakond võttis selle pärast, et noored inimesed hääletavad, vanemad ei hääleta ja tema oma vanuste sõbrannadega teeb kõik asjad netis, nii et noh, et ta on sporditüruk või? Ei, ta on arst, nemad oskavad ennast hoida. Ta teab vist tablette süüa. Jah. Selge, aga emake selle siis jõudu ja jaksu ja õnne. Aitäh. Hakkame siis pihta, head raadiokuulajad, aga kõigepealt ma tahan teile ka öelda, et soovime teile ilusat aastavahetust, et te seda oskate vääriliselt tähistada ja uut õnnerikast uut aastat. Meloni ütles küll Itaalia peaminister, see tubli naine, kellest ma ka räägime, ta ütles, et järgmine aasta tuleb hullem, ma ei tahaks küll, et tuleks hullem. No ega kõik märgid näitavad, et tuleb hullem, sellepärast et kui sa vaatad natukenegi lahtisema pilguga või laiema pilguga ringi, siis ju lõpp hakkab lähenema ja lõpp on alati traagiline, ennem kui see koloss kokku kukub, sest see impeerium teeb viimased tõmblusi, et oma positsioone säilitada ja neid hoida ja sa täpselt ajalooraamatust ju õpiku näide, mis täna toimub, selle asemel, et anda endale aru, et see sõda on Ukrainas kaotatud, siis meie eliit on ju investeerinud sinna kogu oma poliitilise kapitali ja ka meie maksumaksjate raha ja see põleb seal heleda leegiga, pool sellest varastatakse nagunii ära, aga ülejäänud ju põleb seal ja nüüd siis veel visatakse sinna lõkkesse veel bensiini juurde ja kes selle kõik kinni maksavad, on siis meie elanikud, kodanikud ja Ukraina mehed ja naised oma eludega. See on nagu tänane reaalsus. See on ikka hämmastav, et mõelda, et 2025 veel selline asi läbi läheb, eks see täpselt aasta oleks nagu 40, et täpselt sama retoorika, Goebbelsi käest on meie propagandistid väga hästi õppinud, et kui sa valeta pidevalt ja suurelt ja kahjuks on neil praegu veel võimu, aga see võim kaob neil ära järjest. Ta ei ole niimoodi, et krahiga kukub väikeste ampsude kaupa. See mureneb. Täna on ju selge see, et ameeriklased oma riikliku strateegia avaldanud, Euroopal seal kohta ei ole ja siis nüüd on siis meie nii-öelda see poliitiline eliit paanikas. Ja mida Meloni muidugi nagu ütles, et vaata Toomas ja Eesti inimesed, et mõtleme nüüd korra, et meil on siis nii-öelda euro, meil on Euroopa Liit, see on jälle selline monstrum, mis on nagu siis lepingute ja hea tahtega kokku pandud, eks ju. Ja ega nüüd on siis nagu 3 võimalust, mis juhtub. Kas keegi läheb siis sellest rahaliidust või siis Euroopa Liidust minema, jätkub selline agoonia või tuleb föderaliseerumine. Mida ma pean siis sellel silmas, on, et kruvid keeratakse veel tugevamalt kokku ja Brüssel hakkab otsustama juba, kui palju on täksid, kuhu raha pannakse, mõistad, et mitte ei ole enam Riigikogu kehtestab automaksu või teist maksu või nii. Mis selle probleem on? Probleem on see, et katsusa saksastele seda selgeks teha, et Brüssel hakkab nende elu korraldama, et veel poliitiliselt see ei ole täna, nüüd ja praegu veel võib-olla tõestatav, aga mine seda tea. Et juba topitakse inimeste suud kinni, eks ju, ma ütlesin sulle, Jack Bowe, keda ma ka jälgisin, kes oli siis Sveitsi kodanik,
kolonel ja intelligent ehk siis luureja, kes töötas NATO peakorteris ja Ukrainas ja teeb täiesti analüüse ja ütles ka ise mitu korda, et ta keeldub igasugust Russia Today või Sputnikus esinemast, et ta ei tee propagandat, et ta on professionaalne analüüs, aga meie eliidile see ei meeldi, siis ta pandi sanktsioonide alla, ehk siis ta elab Brüsselis, ta on küll Šveitsi kodanik, aga pangaarved külmutatud, hunnik probleeme ja mitte ühegi kohtuotsusega. Lihtsalt grupp seltsimehi tuli kokku ja ütles, et meile ei meeldi, mis selle mehe jutt ajab, paneme ta suu kinni, eks ju. Suud on muidugi kinni ei pane, aga on hunnik probleeme ja inimesed, kes seda aitavad, neil võivad ka probleemid tekkida, ehk siis selline terror, see on ju täiesti terror läbi hirmu, ehk siis inimestel on hirm ja nad teevad terrorit ja mida nad kogu aeg Putini kohta räägivad, et vaat seal on ikka hull lugu, sõnavabadust ei ole, seda ei ole, teist ei ole, mis teil siis endal on, mingi peeglisse ja paneme edasi, kui sa nõus oled. Aga alustame nüüd saatega. Minu esimene küsimus on sulle, alles hiljuti siis käis kõva võitlus Vene külmutatud rahade äravõtmisest Ukraina hüvanguks 200 miljardit, et sõda peab kestma veel mitu aastat, ma ei tea, kas nad sinna ülesehitusel ka tahavad seda raha panna, aga õnneks ei läinud see läbi ja siis leidsid selle üle hulga, mitte kõik, et võtame laenu 90 miljardit, aga see laenukoormus läheb vist liikmesriikide krae vahele, et kuidas see on, räägi ja selgita meile seda. No võib-olla ma ei teagi, mis need viimased nüüd on, kuna siin reisida sai, et viimast arengud, aga juba hakkame nagu sellest, vaatame nagu jällegi laiemalt pilti, et üldse, et see ära on külmutatud need Vene varad, ja kui sa tead, et oli ennem niimoodi, et iga 6 kuu tagant pidid siis kõik liikmesriigid tulema kokku, kuna see on aluslepingutega paika pandud, see on nagu hea tavaga paika pandud, et kõik peavad olema poolt. Siis, mis siis nüüd tehti, vaadata, et asi mureneb, siis tehti jõuga siuke liigutused, et meil on emergency, ehk siis, mis on eesti keeles emergency, et häda on käes ja nüüd me viskame kõik need lepingud ja me muudame reegleid ja me võtame siis vastu siukse otsuse, et ei pea enam, need on nüüd permanentselt, ehk siis täielikult külmutatud määramata ajaks ja et kui neid lahti külmutada, aga vaat siis peavad olema kõigil 27 riigi nõusolekud. Ehk siis, et see konstruktsioon juba haiseb eos. Kõigepealt ütleme selle välja, see on ikka nagu jällegi, et kui tehti selle liigutusega niimoodi, mis siis keelab tegemast mingi järgmise, öelda, et meil on järgmine kriis, meil on järgmine jama kaelas, vaat nüüd teeme nii. Mõistad, see mureneb, see vundament, Euroopa Liidu vundament mureneb ja mina väidan sulle täna nüüd ja praegu, et 3-5 aasta pärast seda institutsioon ei ole enam või siis on ta totaalselt teistsugune. Ehk siis, et sellisel kursil, kus me täna jätkame, see ei ole jätkusuutlik, eks ju, finantsiliselt kui ka fisikaalselt ja ütleme, mis on nagu kõige halvem selle teema juures, et üldse, et see on nagu külmutatud ja taheti need varad lihtsalt käest ära võtta, mis õnneks, siiamaani ei ole läinud läbi. See oleks nagu, ma ei tea, külma ilmaga püksi pissimine, et algus on jube hea ja soe, aga pärast on ikka ääretult ebamugav või siis teine, et istud oksa peale, siis saed seda oksa, mille peal sa istud. Ehk siis, et kui me nüüd mõtleme seda, et mulle tundub, et meie eliit nagu funktsioneerib nagu vaakumis, et nad arvavad, et see on nagu vaakum. Aga tegelikult on ju ümberringi, on ju kogu maailm. Nii. Ja siia ajani, mis oli eurooplaste ja ameeriklaste trump, miks olid nende rahad, oli maailma raha, nii dollar kui euro, oli see, et inimesed usaldasid seda. Põhiküsimus on usaldus ja ega siis on ju, me teame täpselt ju, et Ameerika dollar on ju nagu lepaleht, tal ei ole mingit kulla tagatist, aga miks ta püsib, on, et inimesed usaldavad teda. Ja nii kaua, kui see usaldus kestab, nii kaua kestab see raha ja nende mõjuvõim maailmas. Mida nüüd eurooplased ja ka ameeriklased mingis mõttes teevad, mitte mingis mõttes, aga nad teevadki, nad kasutavad oma raha nagu relvana. Ehk siis, et kui sa ei kuula mu sõna, mina panen sulle sanktsioonid, viskan su Swiftist välja, teen nii, võtan su raha ära. Nii, mis see nagu endaga kaasa toob, kas keegi nagu selle peale mõtleb? See toob kaasa endaga selle, et suurriigid, mis nad nüüd lasevad siis niimoodi põlved lonksu ja lasevad pea norgu, ütlevad, et issand peremees, et katsume ikka hästi läbi saada. Ei ole, nad teevad organisatsiooni, mida kutsutakse nüüd BRICS, eks ju, nagu me teame.
kus on siis Hiina, India, Venemaa, Brasiilia, Lõuna-Aafrika Vabariik ja tasin, see on siis 10 teised ja kes liituvad sellega. Ja kui sa nüüd mõtled selle peale, et isegi teise maailmasõja ajal ei võetud Saksa raha ega ka Jaapani valitsuse rahasid ära teise maailmasõja ajal, siis nüüd meil selle nii-öelda Ukraina, mis ei ole isegi välja kuuluta ametlik sõda, kuigi jällegi kui mis mind nagu meeletult nagu hämmastab, et need inimesed, kes on meil kõik pandud siis nii-öelda need spetsialistid või need teadlased ja kaitseuuringute keskus ja küll see uuringute keskus. Inimene tuleb välja, lugesin siis pealkirja, et keegi Kristi Raik ütleb, et Trump on Putini mõju all. Sa võid ju selle lause välja öelda, aga seda võiks minust Uduvere poe taga on ka kuradi targemad vennad, kes üldse libistavad, kui siis kuradi kaitseuuringu keskus inimene tuleb ja ütleb, et keegi Trump on Putini mõju all. Esiteks on see absurdne, see on väär ja siis näiteks põhjendaga ära, millega siis seda nagu ütled. Mina nüüd praegu väidan seda, et see sõda on alustatud meie endi poolt. Seda on öelnud nii Merkel, kes ütles, et kui me võtame Ukraina NATO-sse, see on sõja kuulutamine. Seda ütle mina, seda ütles Angela Merkel ja tal on õigus, täpselt nii ju läks. Aristovits, kes on siis meie Zelenski ja Euroopa poolt toetatud oli Zelenski nõuandja 2019 ütles, et 2 aasta pärast meil on sõda, kui nii edasi läheb. Täpselt see on ju mina seda ei öelnud. Seda ütles ju teie poolt toetatud Zelenski kõige suurem peanõunik. Võtaks te nagu sedasi taha meelde, et kõik on Putini sellal. Ja kas sa paned tähele seda, mis on nagu hämmastav, kui meil on täna, eks ju, ameeriklaste rahvuslik julgeoleku kommunikee on, mis nad ütlevad siis selle peale, et lääne poolkera kuulub meie mõjusfääri ja kuna Venezuela ei käitu nii, nagu nad tahavad, siis on, eks ju, teada, et sõjavägi on seal, Venezuela on tohutud sanktsioonid, kõike see teist ja kolmandat. Ja nüüd on ju suur probleem, et seal on Hiina ja venelased ja venelased panid oma relvad ja sõjalikud nõuanded ja Hiina ostab nende õli ja annab neile alternatiivseid maksevahendeid ja ehk siis nad toetavad seda. Siis nüüd ameeriklased võtsid ära hiinlaste laeva, mis oli Venezuela naftat täis ja ähvardavad. Ja nemad ütlevad, et Hiina ja Venemaa ei tohiks toppida oma nina nende mõjusfääri. Aga see samas topivad ameeriklased ja eurooplased oma nina siis venelastes mõjusfääri, eks ju, Ukraina, nagu me teame, on slaavi rahvad, eluaeg on nad seal koos elanud, nii Valgevene, Ukraina kui Venemaa, kutsutud 3 õeks ja meie lähme siis nende tagaaeda või nende kõhu alla NATO tegema, jah, või ütleme hiinlastele, et kuule, te siin Taiwani ei näpi, Taiwan on meie kaitseme, saad aru, jah, mis sa lähed hiinlaste nina alla, aga sa samas paned sa pahaks, kui tullakse sinu nina alla, ei saa ju kahekordse standardid olla, need on ikkagi suurriigid ja neil on oma huvid. Ja meil Eestil peaks ka olema oma huvid ja neid peaks jõuliselt kaitsma. Aga mida teevad siis nii-öelda meie eliit? Kui lugesin jälle, vaata tänu sinule ma neid nüüd loen, ega ma isegi ei huvitanud see. Aga kuradi, kui keegi 7. Tsahkna ütleb välja, kui Macron on öelnud, et venelastega peaks rääkima, ei, venelastega ei tule rääkida, neid tuleb rohkem pressi panna. Ma küsin, aga kes sa Tsahkna oled, mis pressi sa paned? Ma saaks siis veel aru sellest, võta relv ja mine sõtta, näita ettena. Kas sa siis tõesti ei arva, et seal on tervelt riikidel, on terved organisatsioonid, kes on ära jagatud need areaalid, mida jälgitakse. Kas sa ei arva, et see kõik ju pannakse ju tähele? Sa oled ikkagi täna Euroopa Liidu ja NATO välisminister. See pannakse ka muu maailma tähele, mida sa suust välja ajad. Ja ega siis teda karistatakse. Ei, kogu Eestile tõmmatakse jutt peale. Kas keegi nagu selle peale mõtleb? Räägitakse meile, et tema hakkab tegema tribunali. Te kaotate sõda ja hakkate venelastele tegema tribunali. Kas te panete sinna Azovi pataljoni ka või? Kas te panete sinna need Trumbi ja need, kes tapavad avamerel inimesi ilma kohtuotsuseta? Kas te panete Netanyahu ja kuradi kogu selle, kes teevad ainukesena, kes on tunnistatud ÜRO poolt, kes toimetavad genotsiidi? Panen need ka siin, ei, te ju avate ju Iisraeli saatkonda. Mis te arvate, et maailm ei pane seda tähele või? Meie oleme surev ühiskond, surev institutsioon. Me täna võid ju omale siin vastu rinde taguda, et me oleme jube kõvad tegijad. Täna tõmbavad hiinlased juhtme välja. Meil ei ole neid väärismetalle või arulisi muldmetalle. Su sõjatööstus sa ei arenda. Kõik räägivad, et me arendame sõjatööstust. Ameeriklastel on see jama juba käes. Ja ikka nokitan. Selle asemel, et istuda maha ja öelda, okei,
meil on need huvid, teil on need huvid, me respekteerime teie huve, te respekteerime meie huve, katsume koostööd teha, et me mõlemad oleme balansis. Ehk siis unipolaarse maailma asemel tuleb meile mängu multipolaarne maailm, ehk siis suurriigid otsustavad ja suurriikide vahel on väike riik ja see, et me oleme täna valinud selle poole, ameeriklased on visanud meid juba nurka, öelnud, et Euroopa te vaatage, katsuge ise hakkama saada. Ja sa saad ikkagi aru sellest 90 miljardist, mida veel täna ei ole, see tuleb kuskilt saada. Ja 90 miljardi, mille jaoks on? Ei no ega see ülesehitamisele pikka aega, see on lihtsalt, et jätkata sõda, aga tead, kus on probleem? Probleem on täna selles, et nad tahavad sellest osta annavad Ukrainale siis nii-öelda, et Ukraina riik kui selline saaks üldse funktsioneerida. Ehk siis, et budget eelarvesse nagu raha panna ja samas osta ka relvi. Probleem on milles? Probleem on selles, et nad tahavad osta ameeriklaste relvi, mida veel ei ole toodetud. Nad tahavad osta selle raha eest, mida neil ei ole. Ja anda üle selle Ukraina sõduritele, mida ukrainlastel ei ole. Saad aru, noh? Põhisõna, mis tuleb vahele on, ei ole. Rinded kukuvad kokku ja vaata, mis veel on, Eesti rahvale puhutakse hambasse ja valetatakse. Oi, venelased ei võta territooriumi, nad ei edene üldse. Venelastel ei ole olnud kunagi eesmärk võtta territooriumis. Keegi kuulab ka, mis nagu Putin ütles, 21. aastast, teist aastat on kogu aeg väga selge eesmärk olnud, et hävitada see struktuur, hävitada see jõud, mis võiks neid ähvardada. Ehk siis, et NATO ei tohi seal olla, ega Ukraina peab olema neutraalne riik ja ilma sõjaväeta, mis võiks neid ähvardada. See on kõik, kui me mäletame koomelist läbirääkimisi või selle kommunikee, Istanbuli kommunikee, mis siis öeldi? Hoidke omale see Donetsk, Luhansk, Zaporožje ja Herson. Me ei taha neid, Krimm on ainuke, mis jääb meile. Võtke, mis te peate tegema, andma vene keelt kõnevat inimesed samad õigused ja jätke Vene kiriku ahistamine, lõpetage ära. Need 2 tingimust ja Ukraina oleks saanud kõik oma maad jätta, oleks pidanud selle asemel, et teha seadust, eks ju, nagu me siin teeme, et Vene kirikut ei ole ja kui see on, see oleks ära tehtud, mis seal kokku juba lepiti, kus lendas sõjakuradiga Johnson kohale, ütles, et Biden ja me anname nii kaua, kui on vaja, toetame nii kaua, kui on vaja. Ja vahepeal on juba mitu miljonit inimest jälle Ukrainast ära põgenenud või siis rindel surma saanud. Ja see on reaalsus. Ja kas keegi sellest siis vastutust võtab või? Ja jälle keegi räägib, et kõik on Putini mõju all. Inimene on nii tolerantne olnud ja neid sigadusi, mida on Euroopa Liit või see ameeriklased korraldanud, mõtle ise, kui nüüd ameeriklased korraldakse samad, et lased nende seal North Dakotas ja Louisianas olevad strateegilised pommitajad, tuumapommitajale paneb paugu pihta. Või kasvanud Trumpi ära tappa, nagu nad tahtsid Kurskis ära tappa Putinit. Kus nad tahtsid? Putin lendas, vaat jälle meil ju ei räägita sellest, see oli läbikukkunud organisatsioon. Mäletad, kuidas meil löödi trummi, ambliku võrk, siuke kuradi asi. Me venelased idioodid hoidsid oma lennukeid seal tarmakil väljas, eks ju, et me ründasime neid, vaata kui saadeti need veoautod, kus siis koorma tuli katus ära ja droonid lendasid välja ja andsid löögi Vene tuumaheidutusele. See on ju sõja kuulutamine. Oleks ameeriklastele nii tehtud, oleks ammu juba sõda käinud. Kuulki seda. No vot, Aga see toimus siis? No muidugi toimus ja Kurskis, kui Putin läks Kurskis lendas, siis ju MI6 ja luurekeskkonnatuur ja droonid saadeti ju seda kopterit alla laskma. Venkudel oli ikka kaitse peal, et ta ei ellu, aga see oli selgelt rünnak presidendi pihta. Ja ega siis Putin on samamoodi kahvlis, nagu on Trump. Trump tahaks selle sõja lõpetada, aga seal on terve hunnik senaatoreid ja kongressmene, kelle näpud on rasvased sellest sõjast ja sõjatööstuslik kompleks, kes neid väga kalleid, kuid väga ebaefektiivseid relvasid toodavad. Nemad ei taha, et see pidu lõpeks, sama on ju meie. Kui palju on, ütleme, USA Ukrainas ostunud maid? No mina tean seda, et BlackRock ja omanik Larry Fink, kes on siis, BlackRock on ju jälle juutide rahamasin, mis ei vallu ühelegi kontrollile, siis tema on väga tihti käinud seal ja läbirääkimisi peab siis seal ukrainlastega ja kui sa paned tähele, nii Vitkov, kes on ka siis Trumpi partner ja siis Kutšner, jälle mõlemad on juudid, eks ju, käivad Moskvas ja Ukrainas, ega me ju seda ei tea, see on väga hoitud saladus, aga fakt, et inimene seal käib ja maid, mingid diilid seal käivad, Trump on ju diilimeister, nagu sa tead ja see on selge,
et mingi osa on seal kindlasti juba ära ostetud. No ma arvan küll, eks me jälle vaata, ega siis kõik kohe alguses me ei tea paljusid asjasid ja ma tean seda, et nii Larry Johnson kui Scott Ritter on nagu, kes on ja siis Ray McGovern, kes on nagu endised luure keskagentuuri kõrged töötajad, ei ole mingid reamehed, on ju öelnud, et nende tuttavad, kes on veel aktiivses teenistuses ja nad suhtlevad ja neil on see network väga suur, aga vaata, see on sama lugu, et sa pead aru saama, millele sa nagu vastu lähed. Et sa pead ennem, vaata, kui sina midagi väidad, siis sul peab olema tohutu teos, aga kui tuleb meil siin Tsahkna midagi väidab, siis ta ei pea oma väiteid mitte millegagi tõendama, ta lihtsalt ütleb nii on ja siis kõik peame seda uskuma. Ehk siis, et nad on küllalt ettevaatlikud, aga fakt, et inimene on seal ja ukrainlastega seal mingid tehingud toimuvad ja kuna me teame, et Ukraina on ju korrupeerumaid riike maailmas, siis kindlasti seal tehingud toimuvad, mida meie sinuga täna veel ei tea, aga küll aga võtame selle teema lõpetuseks, et 90 miljardit on, ma ei usu, et sellega hakatakse Ukrainat üles, et see on mõeldud, et saaks seda, nagu siin meie targad siin Tsahkna keesos, et 2 aastat veel pidada. Ja see on ju, nagu sa enne ütles, Ukraina rahva maha tapmine, et ameeriklaste käest relvade ostmine. Jah. No nii nad väidavad. Jah, aga nüüd on, ütleme, et kui see tahavad 2 aastat pikenda, ma arvan, siis Putin võtab 2/3 Ukrainast ja vallutab äragi. Ei no, aga loomulikult, ega vaata, maa võtmine toimub alles siis, kui see vastupanu ja sõjavägi on hävitatud. Ja sellepärast on ju jällegi, mind nagu hämmastab see, kas need inimesed tõesti on nii rumalad, siis tekib küsimus, kuidas seal koha said, või siis nad on propagandistid ja tulla nagu nende väidetega, et venesed teevad massirünnakuid ja hävitavad, kahuriliha on seal meeletu ja lugesin selle või ma lõpetan siis selle lause ära, et öelda seda, et venelaste eesmärk on territooriumi hõivata, see ei ole absoluutselt olnud venelaste eesmärk, see tuleb nüüd tuleb küll, Stvenkud ütlesid ju, et kui te praegu ei taha kokku leppida, siis järgmine kord lepime oluliselt kehvematel tingimustel kokku. Ja nüüd rääkida siin meil, et peame seda sõda, et las ukrainlased surevad, et see on meile kasulik, siis ma ei saa sellest aru, kuidas see meile kasulik on, keegi ei ole suutnud seda tõendada. Kui sa lähed poodi, sa näed, mis hindadega toimub, sa näed, mis energiakandjad, mis sa oma toasoojast maksad. Nüüd ju mäletad seda, kui meile räägiti, et me oleme nii kõvad vennad, me ühendasime ennast Vene süsteemidest lahti. Sa ikka tead, mis seal taga oli või? Venelased hoidsid meie süsteemi ilma rahata, sest see oli ka neile kasulik. Ja millegipärast nagu demoniseeritakse, veelkord ma ei ole fänn, aga ma saan aru, kus me elame ja me peame nagu normaalselt läbi saama. Venkud hoidsid sagedust ilma meie sinule mulle kopikatki maksmata, sest see oli neile ka kasulik, sest neil oli Leningrad või St. Petersburg nüüd. Nüüd, kui meie lahti ühendasime, pidi venelased uue jaama ehitama sinna, et hoida oma sagedusi, sest ta on neil prioriteetne linn. Ja mis siis meile öeldi, et see on 60 miljonit ja nüüd on juba 200 miljonit, et hoida seda sagedust. Ehk siis, et me mingi poliitiliste ajahetkel, mingite poliitiliste otsustega me maksame selle, Eesti rahvas maksab selle lolluse kinni. Mõistad seda? Ei olnud, venkud ei pigistanud meid ega öelnud, et kui tee nüüd meie tee sagedust hoia, see oli neile ka, see oligi nagu win-win ja meil on nagu võit-võit situatsioon ja meil on zero sum, ehk siis ma ei tea, mis eesti keeles on, ehk siis, et Euroopa Liit ja Ameerika peavad alati võitma, teine peab kaotama, ei ole sugust võimalust, et et oleks balanss. Seda meie eliidi vocabularis või sõnavaras ei ole. Peab olema nii, nagu meie tahame või ei ole üldse mitte midagi. Me surume teid põlvili, mäletad seda. Lööme teid tükkideks, purustame teid. Strateegiline kaotus. Venelased peavad saama strateegilise kaotusena. Kas keegi on definitseerinud, mida see siis nagu tähendab? Nii. Päeva lõpuks mina näen, et nagu on vastupidine efekt, et meie oleme ju kaotanud. Kas ikka saate aru sellest, et Venemaa on, kui ta hull on, need ongi kogu aeg kehva elu olnud, kas see venelase elu läheb natuke kehvemaks või mitte, teda ei kotise. Tema tõmbab oma särgi lõhki ja ütleb, kurat, et see on tema maa ja tema oma koju kedagi ei lase. Miks me seda ei respekteeri, kasutaks seda parem ära, las nad tõmblevad seal. Mis see meie asi on? Aga ei, me peame ikka ähvardama, laseme himarasid nende tagalasse. Vaatada 11 ajatsooni on tagala, kuhu sa lased. No ikka tõesti, ja kogu see retoorika, Toomas, mida ma kardan, et tehakse mingisugune false flag, ehk siis tehakse mingi operatsioon, kas siis luurekeskkonnatoru või inglaste poolt, ja siis öeldakse, venelased tegid.
nagu me teame, Saksamaa panid oma sõdurid Poola reietesse ja tungisid oma raadiojaamale kallale ja pärast öeldi, poolakad tegid, läks teine maailmasõda lahti. Eks ju, sul on mingid ajendid olemas. Ja täna ju kogu see retoorika viitab ju sellele, et tahetakse eskaleerida. Sa ründad Vene tuumarelvastust, lennukeid, sa ähvardad lasta Himarsse nende tagalasse. Kui keegi sulle niimoodi räägib või Donahu läheb ütleb, et me võtame 32, 36, 48 tunniga Kaliningradi ära, kui sa istuksid teise tooli peal ja kui sind kogu aeg ähvardatakse, tema ju ei tea, kas sa oli niisama suusujaks öeldud või sa tõsiselt mõtledki nii. Ta ju arvestab sellega, et sa tegelikult tõsiselt mõtledki nii. Ehk siis, et tema kui riigi juht peab oma riiki kaitsma, nagu peaks meie riigi juht meid ja kaitsma. Mida meie omad teevad? Meil on artikkel 5, unustage ära. Mitte üks ameeriklane. Need, kes siin on, need lüüakse maha ja siis on pidu läbina. Siia ei tule mitte keegi. Mitte keegi ei tule siia. Meile valetatakse, esiteks ei ole neil võimekust siia tulla. Ei ole võimekust. Täna, mis juhtus Venezuelas? 2 päeva ajavad tankrit taga. Saad aru, tankeri ütles, et kaduge minema. Nii, milles on probleem? Sõjavägi on küll seal, aga see nõudab spetsiaalset operatsioonide inimesi. Need on kaugel, neid ei ole. Ehk siis täna, mida ameeriklased teevad, ähvardavad, aga tegutseda ei suuda. Nii, mäletad, kui nad läksid huutidele, panid oma 2 seda lennukikandjat kogu oma varustusega sinna, 7 nädalat pommitasid, jah. Siis ütlesid, huutid kapitaliseerusid ja läksid minema. Reaalsus on see, et Punasel merel ei sõida mitte üks laev Iisraeli. Huutidel on täielik võim seal, aga sellest meil enam keegi ei räägi. Aga saad aru, see on see sama, millest me ennem rääksime Euroopa rahast ja sellest tegevusest, see on usaldus. Ja kui sa näed, et ega siis hiinlased ei maga või venelased või üksteis kõikes, kõik ju jälgivad, mis toimub. Ja kõik siuksed sõnakasutused, mis meil on neil küll Sahknatel või Seisovil või Kaja Kallasel, kes jälle ütles, et tema ju venelastega läbi ei räägi. Aga Euroopa Liit peab laua taga olema. Aga samas, see on ju vastuolu ju. Kuidas siis nagu tahad laua taga istuda, aga läbi rääkida ei taha? See on ju anekdoot. Ja sa väidad, et sa oled Euroopa Liidu kõrge välisesindaja, sa oled top diplomaat. Ja sinu sõna on see, et ma ei räägi läbi ja kui keegi soovib läbi rääkida, ei, me läksime, ütlesime neile, et ei tohi läbi rääkida. Aga samas vingud, kui sind lauaäärde ei kutsutana. Kas, ütleme, venelast võivad nüüd Odessa kõra valutada? No mitte nad ei või, aga nad võtavadki Odessa ära, see on juba selge, nad võtavad... Kus meri jääb nende kontrolli? No jah, ega siis, mis sellest jääbki see sama Galiitsia, mis oli, eks ju, 40-ndatel, kui oli Bandera möllas, seal tapsid 140 000 poolakat ära ja sellisid venelastega, poolakatega, sakslastega, kõigiga. No, nad ongi maru rahvus, on see Ukraina ja need on geneetilised teised inimesed, kes elavad, eks ju, seal Donetskis ja Luhanskis ja kuna nagu me teame ajaloost jällegi, 1240 mongolid põletsid Kiievi maha ja kaugemale ei läinud. Eks ju, sa tead ju, et ikkagi, et seal Galiitsias on ka ju valdav usk on katolik, mitte Kiievi õigeusk. Need on katoliiklased seal väga paljud. Nii et seal on hoopis teine segment ja need ongi sellised marurahvuslased ja seda, selles suhtes on ju selge, et see on ju Lenini tehtud see Ukraina kui selline institutsioon, eks ju, Odessa on ju vana vene linn, eks ju. Ja siis oli vaja näidata seda multikultuurset ja erinevad liitriike, me teame ju, eks ju, Aserbaidžaan võeti Iraani käest ära, Moldova võeti Rumeenia käest ära, eks ju, kõik need klopsiti kokku see nii-öelda Nõukogude Liit, kus ka siis Eesti oli jällegi, mäletad 6. augustil 1940 südamepõksudes seltsimehed Lauristinid ja Andresenid ja kes need seal Allikud ja kes seal olid, ootasid ukse taga, et kas ikka Stalin ja Nõukogude rahva Vares ja siis Säre ja olid ju, eks ju, need, täna öeldakse nende kohta kollaboratsionalistid, eks ju, või kuslingistid, eks ju. Aga siis me olid ju Eesti rahva esindajad, ja täna meil on järgmised Eesti rahva esindajad, käivad seal Brüsselis ja räägivad sulle ja mulle kui demokraatlikud ja vabad ja me oleme ja siis topivad inimeste suud kinni, kui sa õiget narratiivi aja, siis sa oled putinisti toetaja või... Nii, me teeme nüüd väikese muusikalise pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane siin minust meetri kaugusel. Nüüd, mis eelmine nädal siin lained lõi, oli see, et ameeriklased saatsid oma esindaja Gröönimaale. Gröönimaa on, kujuta ette, 2 miljonit ruutkilomeetrit suur. Ja.
ja elab, ma ei tea, kas 56,000 inimest ainult. Jah, ega seal palju elanikke ei ole. Aga seal muidugi maavarast palju, miks Ameerika seda nüüd tahab nagu endale või? Ei no vaata, see on Arktika, seal on miks tahtis ka Trump ära võtta Kanadat teha sellest 51. osariiki, ja on ju see, et praegu käib ju võidujooks, nagu me teame, võidujooks käib Arktikale ja isegi ju Hiina ütles, et temal on ka seal huvid, sest ta on Arktika lähedane maa, kuigi kui sa kaardi peale vaatad, siis lähedus on selline vaieldav, ja. Aga see on puhtalt strateegiline huvi, sest et ja vaata Toomas veel korra, siis paned ikka tähele, kuidas siis vundament hakkab murenema. Nii, kellele täna siis nii-öelda kuulub Gröönimaa, eks ju, see on Taani kuningriigi autonoomne osa. On ju nii. Kes on Taani kuningriik? Taani kuningriik on see, kes oli 49. aastal NATO signature, kes oli üks esimese NATO liikmeid, ja, koos teist. Ehk siis täna üks NATO liige ähvardab reaalselt teist NATO liiget, ja. No mis sa arvad, kaua see organisatsioon siis püsib? Mis sa arvad? No tõesti, oli pikalt. ja noh, et anda sealt, panna sealt, see oli Louisiana, minu arust see Louisiana Lando oli just nimi, kui ma võin eksida, aga kuberner endine ja läks siis esindajaks sinna, et pigem on ta see klimatoloog, aga juba see samm iseenesest on ju selge näide, et inimesel on nagu selgelt nagu väikselt peetus või siis ei huvita teda absoluutselt see, mis on siis nii-öelda kokku lepitud seadused, mida ameeriklased ise on nagu, ongi kogu naljakas see, et kõik see rule-based või ütleme seadused, mis meil rahvused seadused, organisatsioonid nagu ÜRO ja on ju ameeriklaste ja siis nii-öelda ju tehtud ja need printsiibid on sinna nagu paika pandud. Ja mis siis nagu täna maailmas juhtub, on see, et nad ise ja kaasa arvates Euroopa Liit nüüd ju neid reegleid ja seadusi, mida nemad on nagu öelnud, et need on maailma seadused, ise kõigepealt ju rikuvad ja siis lähevad teistele ütlema, et aga teie rikkuda ei tohi, teie peate nii käituma. Ja aga mis siis juhtub? Eks juhtubki see, et tekitatakse alternatiiv. Täna, kui meil pannakse sanktsioonid sinna, sanktsioonid tänna, mis siis juhtub? Iraan on sanktsioonide all, Venezuela on sanktsioonide all, mis siis juhtub Venezuelas? Venezuelas venelased aitavad relvadega, hiinlased aitavad finantsiliselt ja ka relvadega, iraanlased aitavad situatsiooniga, kuidas elada sanktsioonide tingimustes, sest nad on seda viimased 45 aastat teinud. Ja mis siis juhtub? Täna nad ei saa juba ainuüksi mingid tankerid kätte ja kuidas sa võitled selle vastu, kui kogu maailm keerab su selja ja ütleb, et kuule tead, me ei kasuta teie institutsioon, me ei tee seda businessit dollarites, me ei kasuta Swifti. Sa oled nagu relvaks teinud selle, mis sa öeldud on rahvusena õigus, aga oma relvaks teiste vastu. Ja mis sa arvad siis, et inimesed lihtsalt lasevad omale pähe istuda või suurriigid nagu India või mäletad seda, et 500% kui te Vene naftat ostate. Mis on kõige labasem on see, et Vene nafta läheb Indiasse, rafineeritakse ära ja tuuakse Itaaliasse, itaallased sõidavad Vene naftaga, läbi India muidugi. Aga meie need raigid ja need, kes need meil on, need eksperdid ja seal tüürid ja kes need seal meil need kõige targemad on, nemad ju sellest ei taha sulle rääkida. Ei lähe selle narratiiviga kokku ju, aru. Ja et mis on Saksa majandusega juhtunud, me hakkame relvastuma. Tead, et ÜRO punkt 53 ja 107 annavad venelastele iga õiguse anna ennetav löök Saksamaale, sest 3 riiki on tunnistatud agressoriteks. Need on Jaapan, Itaalia ja Saksamaa. Ehk siis, kui nemad hakkavad relvastuma teisi ähvardama, siis on teistel riikidel, kes on kannatanud selle teise maailma, iga õigus anda ennetav löök. Jälle sellest ju ükski ekspert sulle ei räägi. Nii on, see on ju ebamugav. Ainult nii. Meil on ju narratiiv on see, et Putin, tema on agressor, tema on tegi selle täismahulise sissetungi ja mitte provotseeritud. Ja nagu professor Jeffrey Sachs ütleb, et viimased 35 aastat ainult provotseerinud ja millest ma ka ennem rääkisime, et Venemaal on ka ju väga palju neid jõude ja hääli, kes heidavad Putini ette, et ta on liiga sõbralik, ta on liiga
et palju jõulisemalt tuleb käituda, samamoodi nagu käitutakse venkudega, ja venkud on täna ju NATO-ga ju sõjas, kujutad sa ette, kui sul kogu intelligent ehk siis satelliit ja kogu informatsioon reaalsajas antakse neile ameeriklaste poolt, inglaste poolt, relvad, kõik on ju lääne relvad, relvasüsteemid, ja siis ja siis ameeriklased ütlevad, oi, me tuleme vahendaks, ise ju jalgupidi sees selles sõjas, siis ütled, me hakkame vahendama, keegi ei võta ju sind tõsiselt. Nüüd tuleme Gröönimaa juurde tagasi, tähendab selle suur tohutu pindel 2 miljonit ruutkilomeetrit. Et kuidas see asi hakkab siis toimuma, ütleme see eriesindaja, mis ta hakkab siis korraldama selle ülevõtmist? Ei seal vaata, ega mina, ta lihtsalt on selle eriesindaja, eks see nagu ma arvan, seal luure keskagentuur on seal ka kõvasti sees, nad ju korra juba proovisid siis neid nii-öelda kohalikke mõjutada. 56 000 jah, maksta iga ühele miljoni või palju nad pakkusid, et tulge Ameerika poole üle ja. Aga siiani pole see töötanud, et ega seda tuleb jälgida, see on alles niisugune värske asi, toores, aga jällegi vaata seda fundamentaalset või võtame seda foundation, mis on siis seda vundamenti, ehk siis, et täna ju suruhaamriga lõhutakse seda vundamenti, et nii Ameerika Ühendriigid kui ka Taani kuningriik on NATO alusdokumendile alla kirjutajad ja siis sisuliselt nagu üks NATO riik läheb teise NATO riigist territooriumi ära võtma, kuidas siis see artikkel 5 meil peaks käivituma, mis sa arvad, Toomas? Seda oleks huvitav jälgida. Mina ei oska vastata. Mina ka ei oska, eks ju, aga meile kogu räägitakse, et me oleme NATO kaitse umbrella, mis on see vihmavarju, ja me oleme selle vihmavarju, kui midagi juhtub, siis number 5 käivitub ja kui nüüd Ameerikast on juba sõjaväebaas seal, eks ju, olemas. Gröönimaa on sõjaväebaas olemas. Küll aga nüüd nad tahavad, eks ju, et taanlased taanlased minema lüüa ja siis hakata ise nagu kaevandama neid haruldasi muldmetalle, mis on seal pidi jääkihi all olema nagu meeletult varandust, et mina ka ei tea, seal on päris mitmed kaevandused juba praegu töötavad, eks ju, ja et seal on väga palju nagu varandust. Seda saab ju Taani riigil ilusti kokku leppida, see osa saate teie, selle meil on võimalusi vahendeid rohkem, teil neid ei ole, aga nemad tahavad jõuga ära võtta. Aga see, mida ma sulle ennem rääkisin, et ka meie kahake ja kõik, et kõik põlvili, kõik võtame ära, kõik, mitte selle asemel istud laua taga hiinlastega, on ju, et see saad ikka aru sellest, et millest te nagu inimesed räägite, ehitate te mingeid laevu, soomlased ehitavad veel mõnda laeva, eks ju. Hiina, ma ei tea, tal on kalalaevastikku 4000, jah, mis on nagu kõik uued ja mitte ainult kalalaevad, kui on vaja, jah. Nii, Hiina laseb iga päev välja mitu laeva, mida teie teete? Te olete kogu oma ja vaata, kus siin ongi, kus tehakse nii-öelda USA dollarit või Euroopa raha. Euroopas on veel mingi manufacturing, mingi tootmine jäänud. USAs on ju, juudid võtsid kõik üle selle, pankurid Londonis, tehakse finantstehingutega. Ega keegi ei tooda ju midagi. Toodakse Hiinast, Temust, palju meil eest, lugesin jälle horror on siis täitsa hirmuga, lugesin seda, kui mitu 1000 tonni tuuakse Hiinast meile mingit temusaasta ja mis sa ise arvad, kus see nagu meil Eestis lõpeb ju kuskil meie maas, mida idane ega mädane järgmised 10 000, 20 000 aastat, päris hirmu äratav, et see meil tarbimisühiskond on ju kogu aeg tambitud, et ainult kasv on, et ainult tarbige, ise me suurt midagi ei tooda ja siis veel noorime hiinlastega tüli, et ei ole ju tark teguna. Minu arust ei ole, või venelastega tüli. Venelastega sai odavat gaasi, odavat naftat, selle peale ehitas Saksa oma tööstuse ülesse, nüüd nad ostavad 5 korda kallimad seda, enam nendel ei ole võimalik võistelda maailmaturul, samas Saksa, paljud tegid alltöövõtted Rootsi Saksamaale, Rootsis tegi palju Eesti Saksamaale, see on terve ring, see on nagu doominokivid kukuvad kokku. Ja see on, mis me alguses rääkisime sellest, et 90 miljardit Euroopa Liidu keskpanga või selle nii-öelda ostetakse relvi Ameerikast. Jah, relvi, mida veel ei ole toodetud. Ma ei usu, et seal majandus ka muidugi raha pole. Ei nad peavad andma, muidu ei saa palkasid maksta ju sõduritele, vaata sõduritel on vaja raha maksta, muidu te sõdi jooksevad minema, ja juba palju on, hästi palju, isegi kui sa neile palka maksad, ikka jooksevad minema. Üle Karpaatide, Rumeenias. Just, ehk siis, et see, ja mis mind nagu häirib, ma arvan, et me näeme 26. aasta, nii kaua kui see professor Glenn Thiessen arvas, et 26 on see sõda läbi, ütles ka, et ta on ka ennem valesti läinud, aga et ta arvas
et ennem seda tuleb meil siin paras terror, et kõik, kes vähesi kobisevad või teist juttu julgevad ajada, neil kasutatakse toppida suu kinni, et mitte ei tuleks välja see, milline situatsioon seal toimub ja see samas, sa ju tead, Toomas, et meil see majandus on nagu ta on ja majandus räägitakse siin suures kasvust, eks ju, meil pole mingit kasvu, reaalmajandus väheneb, hinnad tõusevad ja see lootusetu olukord ei lähe mitte paremaks, meil on, lugesin jällegi hirmuga seda, et 23 000 noort on meil, kes ei õpi ega ei tööd. Jah, seda ma lugesin, see oli kuskil ühes artiklis. Nagu ma ütlesin, tänu sinule ma olen hakanud jälgima siis nagu rohkem, mis keegi suust välja ajab, mis toimub. Ja see on nagu meie riigi kohta meeletu summa, selle asemel, et jälle ma lugesin, Ligi jälle rääkis, kuidas tema, seda seekord ei öelnud, ta kõige parem rahandusminister on. Aga ta jälle rääkis, et meil oli vist 220 miljonit on siis sellest 9 miljardit siis meie osa maksta. Ja siis ma alati nagu mõtlen, et me pea maksma. Vähemalt tema väitis, seda lugesin ma jälle meie kõige õiglasemast ja ausamast vabast ajakirjandusest Delfist, et just oli 200 või 220 miljonit, mis on meie osa. Ja kui mäletad, kui õpetajate palk oli vaja 10 miljonit tõsta, seda raha ei olnud, aga meil 200 miljonit on visata lõkkesse, mis heleda leegiga põleb. Seda raha meil on. Seda raha meil ei ole, et puudega inimestele anda tuge, et need saaks inimväärselt elada. Seda raha meil ei ole. Aga sinna Ukrainasse viskame 200 miljonit ja palju me oleme andnud, seda me ei tea keegi. Ja vaata, kus ma lugesin veel, mis mul juuksekarvad jälle nii palju, kui need veel alles on püsti tõstis, oli see, et meil on seal mingi 2 miljardit, mis sõjarid saavad jagada ja siis ei saa nad ju omavahel kokkuleppele, kes seda nagu administreerima hakkab ja siis taheti see endine ment või see miilis, ta oli politseinik, see Vaher, kes istus kohtu all, et teha sellest siis, et vaata, ega inimesi ei seo mitte midagi rohkem kui koos sooritatud kuriteod, eks ju. Ja mina küll tahaks teada, et kuidas see 2 miljardit siis nii-öelda, mida me siis sellest nagu ostame või kuhu see nagu raha pannakse siis Eesti riigi kaitsesse. See on üks suur udu ja suur mull, see Eesti riigi kaitse ja nende Ameerika relvade ostmine, mida ei ole, eks ju, saad ikka aru, neid ei ole. Need alles peaks tootama ja kui oli see sõda Hutidega, siis need luurekeskkonnad analüütikud ütlesid, et aastas toodetakse 550 Patrioti raketti, millega siis lasta ja kui sul või õhutõrje rakette ja kui siis need hutid või siis iraanlased lasid Juudimaa pihta, Iisraeli pihta oma neid ballistilisi rakette, siis ühe raketi allavõtmist läheb sul kuni vähemalt 2, vahest 3 tükki vaja. Ehk siis paari päevaga, paari nädalaga oli kogu varu, mis oli raisatud ja juurde toota ei jõutana. Ja see jutt, et need relvad on sellised, mida venelased ei suuda hävitada, siis suudavad küll, see on see paha lugu, me ainult kuuleme seda, et ukrainlased lasevad venelastel puruks, aga me ei kuule kunagi seda, et ukrainlased saavad pasunasse. Minul oli kõige valusam see lugeda jälle ekspert, meie aus ja vaba ajakirjandus trükib seda, keegi Meriloo, kes väidetavalt on King College'is, mis ennast on väga normaalne kool, aga ega ülikool pole kunagi matsi rikkunud. Siis ta kirjutab, et venelasi on saanud 1,2 miljonit sõdurit surma, aga ukrainlasi surma saanud 87 000 ja 89 000 on rasket haavata saanud. Kuulge, juba ammu, kas keegi nagu ei mäleta või juba ammu on kõigile teada see, et Ukraina oma siis nii-öelda kaitseministeeriumi andmetel on 1,7 miljonit ukrainlast kas surnud või niimoodi vigastatud, et nad ei ole võimelised enam võitlema. See on ukrainlaste enda numbrid. Ja keegi ikka veel on täielikult propagandist ja täiesti Eesti rahval lollita ja kirjutab niisugust lollust. Ja kuidas sa saad nagu tõsiselt võtta seda, ma ütlen, ma olen teadlane. Mis siis, et sa teadlane?
kuradi valetad inimestele. Nii, tuleb korraks veel lõpetamisel Gröönimaa teema ära. Mis sinu arvates, kuidas see ameeriklastele käik Gröönimaale lõpeb, kas see krahhiga või nad ikkagi võtavad ära? Ei vaata, täna, nüüd ja praegu veel, ameeriklased on võimekad, täna on nagu nii, eks ju see veetš on siis, et kiil eurooplaste ja ameeriklaste vahel, mina arvan, et tuima näoga lihtsalt lähevad ja võtavad selle üle, neil see võimekus on täna olemas ja seal ei ole mitte midagi, mida Taani saab teha või Euroopa Liit. Võivad kisada, kelle jõud selle õigus, ameeriklased teevad seda ja see näitab jälle hiinlastele ja venelastele, te võite nii teha ja siis tulete meid õpetama, et me nii ei või teha. Ja nagu me ikka teame, tuleb suur madin ja siis tuleb uus maailmakord. Kuigi hiinlased praegu tõsiselt püüavad, siis vaata, kui sa paned tähele jällegi, millest meile siis nii-öelda see aus ja vaba ajakirjandus ei räägi, et kas sa tead, et see BRICS-i nii-öelda siis, et üleüldse räägime siis 2 sõnaga veel lõpetuseks sellest, et vaata, kui sina ja mina, meil Toomas tekib arusaamatus või asi, mis sa teed, eks, kui ma sind ähvardan või teen midagi. Jooksed minema? Ei, see on üks võimalus, teine võimalus sellised 112, tuleb miilits või see politseinik või kes iganes ta siin on meil, tuleb ja et sul on vähemalt mingigi kaitse, aga vaata riikidel ei ole kuskile kaitsta, ehk siis riikidel on selgelt, et nad peavad oma huvidest võitlema. Neil peab olema jõud seda teha, neil peab olema võimekus seda teha. See on nagu maailma. Neil ei ole helistada kellegile, et tule kaitse mind. Ja sellepärast tehakse nagu need alliance, ongi nagu Euroopa Liit ja Ameerika oli see transatlantik, et need olid koos, nad olid tugevamad, siis nüüd on see kõik lõhutakse ära. Aga kuidas ehitati BRICS üles? Mis on BRICS-i siis nii-öelda see kõrgem võim? BRICS-i kõrgem võim on ÜRO harta. Ehk siis, kui neil on dispute, siis nemad võtavad ÜRO harta, mis nagu meile ei sobi, on ju, sest et kui me peaks ÜRO hartat võtma, siis me oleksime ju kõige hullemad hipokraadid ja alatud närakad, on ju. Ja meile see ei sobi, me sellest ei räägi, aga see, et me sellest ei räägi, ei tähenda, et see ei ole, ega teised nii ei käitu. Ja sama meie sanktsioonide ja asjadega, see ainult teeb seda, et tekivad alternatiivsed võimalused. Ehk siis meie positsioon läheb nõrgemaks ja nõrgemaks, sest ikkagi see on privileeg, kui sul on sinu raha, on maailma raha ja me kaotame seda meeletu kiirusega. Ja keegi sellest nagu ei taha rääkida või aru saada. Või siis on tõesti see raha, mis see nii-öelda kajakesed ja inimesed saavad, need kopikad, võib-olla saavad palju, ma ei tea, aga see on seda väärt, et lasta kõik alla vetna. Ma ei saa sellest aru, ütlen sulle ausalt, ma ei saa sellest aru. Me ise teeme endale hävingu. Sest ega siis muu maailm läheb ju edasi. Täna Euroopa Liidu produktiivses 0,8% aasta beisil kasv sellel Ameerika Ühendriikidel 1,4, hiinlastel 6,7. Ja me ikka ütleme, hiinlased, siuksed. Minu arust me peaksime väga istuma maha ja mõtlema, kuidas me saame, et meie huvid oleks kaitstud, aga ka hiinlastele nagu respekt avaldatud. Mitte see, et 8 sõidab sinna, topitakse bussi koos sellega, see oli ikka parim. Diplomaadid läksid, ikka hämmastav. Tšahmulu kas moraali hiinlastele? No ma arvan, et Putiniga koostööd teha. Ja ma arvan, et see oli ka, ütleme, hiinlastele, mis tegi meile nagu tohutu karuteene, hiinlased said selgelt aru, et kes me oleme nende jaoks, kui me oleksime väärikad, siis hiinlane kuulaksin. Täna meil tõmmati seal selgelt punane rist peal, nende lollidega ei ole mõtet üldse nagu arvestada. Ja see, et Tsahkna tõmbab särgi lõhk, räägib, kus tema hiinlasi õpetas. Hiinlased olid väga viisakad, ma ei tea, kas nad taga pilti tegid, Kajaga isegi ei teinud piltina, eks ju võib-olla tegid piltid, aga ega siis ma arvan, et meil läks seal väga halvasti, me oleme hiinlaste silmis ennast ära täis teinud ja distikriteerinud, et minna rääkida neile ja mis on Hiina, kuule, kas sa ikka tead seda, et Hiina välisminister ütles väga selge lause välja, et hiinlastele on Venemaa toetamine, et Venemaa ei kaotaks seda sõda, strateegiline tähtsus. Ehk siis, kui venelased hakkakski seda sõda kaotama, siis on neil 110% Hiina tugi ja kui sa sellega ei arvesta, sa pead ikka väga loll diplomaat olema. Viimane aeg läheb, need kiiresti huvitavad jutujad. On Tai ja Kambodža piirikonflikt, et sellest küll siin Eesti
ütleme, ajakirjandus või meedia palju räägib, et mina ei saa aru, kes seal süüdi on. Nad küll vist Ameerika, Trump sekkus ka sinna juba, et teevad piirilepingu, nad on seal sõdinud omavahel, aga ma ei saa aru, Tai ja Kambodža, nende vist piiride või ütleme see Tai on, või Kambodža on vist suurem kui Tai või? Ei, Tail on ikka jäme ots, Tai sõjavägi on, jah, Tai on ikka paremini relvastatud ja värk, aga vaata, see on see sama lugu, me peame vaatama nii Dutch, siis hollandlaste kui inglaste ja prantslaste poole, eks ju, kelle huvides olid Tai ja Kambodža kunagi, eks ju, Indo oli prantslased, hollandlased ja inglased, eks ju, nemad laiutasid ja sama on ju Hiina ja Indiaga, eks ju. Seal oli ajalooline piir ja siis tuli valge mees ja tõmbas piiri. Noh, ja nüüd on, ja ütles, et see nüüd on piir ja noh, ja jällegi, et kellele maad anti juurde, see ütles, et võt see on see õige piir, kelle maa siis nagu ära võeti selle valge mehe piiri tõmbamisega, siis ütles, et ei, hoopis see on see õige piir. Noh, saad aru, et seal ongi see konflikti südana. Ehk siis, et see on jällegi valge mehe tehtud ja kunagi ma ei saanud aru oma lastest, Ameerika lastest, kui nad tulid koolis koju, ütlesid, et kõik probleemid, mis siin maailmas on middle-aged white man, keskealise valge mehe tekitatud ja ma ütlesin, mis mõttes ei ole mul ühtegi neegrit olnud orjaks siin Ameerikas, ega ma ei ole ühtegi indiaalast ära tapnud, milles mina nagu süüdi olen. Aga noh, tegelikult on see ju, ütleme, selles mõttes on, et kõik need konfliktid, mida siis tänapäeva maailmas on, Aafrika on ju samamoodi, Saksamaal 1880 6 või 3, ma ei võin eksida, istusid paksud keskealised Euroopasid, istusid ümber laua ja tõmbasid jooni, kuidas Aafrikat jagada ja siis kedagi ei huvitanud see, et üks suguharu jagati 4 erineva riigi vahel ära. Ja täna ju, vaata sa ju küsisid ka seda, et see sõda, mitte sõda, aga Nigeeria pommitamine USA poolt, noh, täpselt sama, eks ju, Nigeeria on, siis pool on need nii-öelda muslemid ja pool on kristlased ja kus täna siis nüüd väideti ju meile sinuga, et mind jälle kristlasi kätte maksma kristlase tapmise eest või noh, vältida kristlase tapmist, aga tegelikult ju pommitati siis Northwest on siis loode nii-öelda Nigeeriat, kus on siis vana kalifaat, eks ju, ja need muslimid on suht rahumeelsed ja ei ahista kristlasi ja jäeti pommitamata siis Northeast ehk siis Kirde pool, kus elavad siis, kus on see ISIS ja Al-Qaeda brändsid Boko Haram ja need, kes on tõsised sellised sunni või vahabisti ja salafisti jälgijad, ehk siis need kõige ekstreemsemad. Noh, aga need on ju ameeriklaste partnerid selles Süürias ja kuidas venelasi ahistati ju seal Tšetšeenias, noh seal ju saadeti ju narkootikumid ja seal loode Nigeerias on siis need islamistid vist? Seal on, vaata loodes on nagu sellised rahumeelsemad, kes saavad nagu läbi, see on see vana nii-öelda, noh, kuidas ma sulle ütlen, isegi suur riik, 211 miljonit. Oi, see on väga suur riik ja noh, jälle ju ikkagi tekitatud, see on erinevaid rahvaid ja mis ongi, seal on, milles on nagu probleem, seal on meeletu korruptsioon ja tohutu korruptsioon on ka seal selle sõjaväes ja ma ei ole üldse kindel, et siis nii-öelda sõjaväelased ei tellinud oma vastaste hävitamiseks, millega ise hakkama ei saa ameeriklaste löök. Pretext oli siis see, et kristlasi nagu ahistatakse. No. Ja seal on ju kristlaste militiad on, kes nagu sõdivad muslimitega, muslimite militiad on see, mis sõdivad kristidega, seal on nagu, nii kui sul on nii-öelda multikultuurne, siis multikultuurne tähendab seda, et varem või hiljem on seal konflikt ja keegi peab domineerima. Ja see sama, mida ütles ju Gaddafi kunagi Sarkozyle, kes on siis Ungari juut ja võttis ta käest 30–50 miljonit oma valimis, ütles, et kui te minu ära hävitate, Euroopa pole enam endine. No ja mis sa nüüd arvad, kus need siis need põgenikud tulevad nii Süürias kui siis sealt Liibüast, mis muudavad seda Euroopa kaarti täielikult ja noh, ja meile öeldakse multikultuurne, oota veel natukene ja on meil täpselt samasugune sõda nagu Nigeerias. Et meil juba käib ju, siin islamistid on ju küll inimesi ära tapnud ja noh. Meie meedia kirjutas, et Ameerika pommitajad väga täpselt
pole neid kuradi kohti, kus need islamistid istuvad, ma ei tea, kui edukam tulid, aga meil olid siin jah, käed rõõmsalt püsti. Ei, seal oli niimoodi, et üks ma vaatasin Al Jazeera pealt, vaatasin seda, et ühes kohas öeldi, et nagu üldse panid mööda, teises kohas öeldi, et jah, et ka paljud tsiviilisikud said surma ja mingisugune damage tehti, aga jällegi seda ei suuda keegi ju tõendada, sellepärast, et et ei ole ju kellegil seal seda, luurekeskagentuuril on kindlasti Ameerika CIA on seal kindlasti oma mingi ülevaade olemas, aga kas just seal islamistide kandil, ma ei tea, et Euroopa Liidul oleks, kes suudaks öelda, mis tegelikult toimus, eks, mida me saame, ma vaatasin Al Jazeera peal mõned videod, mis oli tehtud siis, kui need löögid anti, eks ju, aga seal ainult tulekera, aga kas keegi oli koha peal pihta sai, seda ju ei tea keegi. Ja ega meil siin ju palju sellest kirjutatakse, ega ma ei tea, kas kirjutust jah, aga ma mõtlen seda, et Ameerika igal pool tahab nagu olla vahekohtunik. Nüüd ta roniks Nigeeriasse 211 miljoni inimesele selgeks tegema, et kes on õige, kes on vale, kui nad seal elavad. Me ei hakka setusid ju kurat kaikaga taga jääma. No setud on sul siin kohe kõrval ju, aga see on ju hoopis teise kontinendi peal, aga vaata, see ongi see sama, mis juhtub selle impeeriumiga, ta ei kuku kokku sellepärast, et ta kaotas mingi sõja, vaid impeerium kukub kokku sellepärast, et ta on overextended, ta on nagu tema see haare on nagu liiga suur, ta ei suuda, teadite, Ameerikast on 800 sõjaväebaasi üle maailma. Saad sa aru, eks ju, ja täna nad ei suuda kinni pidada Venezuelast tulevad tankerit, sellepärast, et külgi sõjaväelased on, aga see on spetsoperatsioonide osad ja neil ei ole sõdurid seal, see võtab mitmed päevad aega, enne kui nad suudavad selle kohale tuua, aga mis siis teised vaatavad? Teised ju vaatavad ka sellele, et ja inimesed ainult tunnevad rõõmuna. Tulistage selle lennukitega, ainult ajage inimesed närvina, ajage inimesed vihale, kes on teie vastu. Eks ju, ennem kui sa oled nagu neutraalne, see on see sama nagu mis toimub, eks ju, Iisraeli riigiga, eks ju, et ennem sa olid nagu neutraalne, aga kui sa vaatad pidevalt, kuidas iga päev tapetakse naisi, lapsi, sellepärast, et sa ütled, ma tahan nende maad endale, siis paned juba väikselt käe rusikasse, aga meie avame Iisraeli saatkonna. Venezuelas tahetakse opositsionääri, kellele anti juba, ma ei tea, mille eest anti Nobeli preemia, et tema saaks võima, aga kuidas ta saab siis Ameerika sõduri abil? Ei, vaata, see ongi üks asi, mida jälle meie õige aus ja ajakirjandus ei räägi, on see, et see Corina Machado siis kirjutas ju, avaldas audiokasseti, kus ta kutsus relvastatud vastupanule siis selles Venezuelas. Aga sa pead aru saama sellest, peab jälle vaatama minevikku, et Venezuelas oli jälle sama situatsioon, et vähestel oli väga palju ja siis olid 70% elanikud olid totaalselt vaesed. Ja siis tuli Hugo Chavez 98 võimule ja ütles, et ta oli endine sõdur, paratrooper, ütles, et kurat, et nii ei lähe. Et meie rahvuslik rikkus lihtsalt mingid Ameerika juudid tassivad minema ja võtavad kogu raha omale, siin kohalikele viskavad ka mõne helme. Nagu meil Eestiski on, et see sama eliit visatakse ka sulle paar senti, aga röövitakse siis kõik, mis pead õiget juttu rääkima ja et meil pole, eks ju, naftat, aga Venezuela on nagu kõik olemas, see on maailma suurim naftareserv ja seal on see raske nafta, mida Ameerika need Texases olevad refinerid suudavad refinida ja Ameerikast on see probleem, et neil ei ole piisavalt diisid, millega autosid käivitada, truckid, aga truckid on Ameerika backbone, see selgroog ja nüüd ongi probleem selles, et see on vaja Venezuelalt ära võtta. Aga nüüd on hiinlased on sinna juba investeerinud, sest ameeriklased panid sanktsioonid peale, see riik on ju 2000. aastast sanktsioneeritud ju samamoodi nagu Iraangi, mitte midagi ei saa ja loomulikult inimesed nende elu on raske, aga samas 70% totaalses vaesus jõudis 10-ni, ehk siis et 60% ja see on see kiht, kes toetab Chavez't. Sest see väike, 2-3-5% toetab seda, Juan Guaido oli ennem, kes eelmise Trumpi valitsuse ajal taheti paika panna, ei tulnud läbi, see rahvas ei tulnud ta taha ja see Machado on ju puht segane, see on ju luurekeskagentuuri ja Mossadi agent, mitte suune, ja kutsub relvastatud vastupanu, saad ikka aru,
rahupreemia laureaat kutsub sõda pidama, noh. Et noh, see on iroonia on nagu ikka hämmastav, noh. Et kui Obama on saanud rahupreemia ja see Machado on saanud rahupreemia, siis noh, minu jaoks on täiesti see Nobeli rahupreemia anekdoot, noh, see on nagu joke, noh, see on täiesti. Sealt head tahka ei tule. Ei, no mis meest, aga probleem on selles, seal on ka väga palju inimesi, kes on täna, eks ju, seal võimu juures, isegi kui sa tapad Maduro ära ja viid selle Machado sinna ja panete pukki, no, see on seal kodusõda. Saad ikka aru sellest, seal tuleb kodusõda ja venezuelased on relvastatud, seal on rahvas relvastatud, mitte nagu meil, et meie eliit kardab inimesi, korjab relvad ära isegi advokaatide käest, et jumala eest, et neil relvi ei ole, millega neile vastu hakata, kui vaja on. Nii et siis seal on nagu rahvas relvastatud ja neil ei ole kriitilist massi, noh praegu luuraga keskagentuur on nagu teinud juba aasta aega tööd, katsunud ära osta kindraleid, katsunud ära osta lennuki meeskondasid, kes peaksid Maduroga lendama, tahtsid ju maksta Maduro isiklikul lendurile, ma ei tea, mitu miljonit Maduroga lendaks teise koha peale, no kõiksuguseid trikke on proovitud teha ja noh, tassiti oma sõjavägi sinna kohale, aga mis tegid venesed? Venesed lendasid oma Tupolevidega, strateegiliste pommitega, maanduvad seal, Vene laevad seisavad nädalate kaupa seal, näitavad selgelt ära, et tulete minu õue möllama, me tuleme teie õue möllama ja ameeriklastel ei ole enam seda jõudu, see ekspeditsioonivägi, mis on seal, ei tee selle maaga mitte midagi, jälle vaatame ajalukku. Kui Vietnami sõda oli, Vietnam on 3 korda väiksem riik, kui on Venezuela. Vietnami sõjas kõige suuremal ajal oli 540 000 Ameerika sõdurit. Täna me räägime seal mingi 20 000, mis on seal. Ehk siis, et tuleks välja kuulutada mobilisatsioon. Nii, ja mis ameeriklased küsisid, Trump tuli ju võimule, rääkis, et tema on rahupresident, tema uusi sõdasid alusta. Ja siis ütleb, et ei, nüüd ameeriklased tulge nüüd mobilisatsioonile, lähme nüüd Venezuelat vallutama. Kusjuures seal on 3-kordne canopy, on siis tsungel on, mäed on. Ehk siis, et see on perfektne partisanse sõja pidamiseks. Ja see on ameeriklaste, nagu ütles Ray McCarran, see on ameeriklastele Vietnam hispaania keeles ja see on surmalõks. Ei. Kallis sõber, aeg on täis, suur tänu sulle ja teile head raadiokuulajad, kaunist aastavahetust, pange korralik pidu püsti ja kuulake alati Kagu raadiot, see on parim raadio siin kandis ja teda on isegi kuulata Tartus ja veel kaugemalgi Võrus. Et ja uuel aastal uue hooga. Ei tahaks öelda, et Itaalia peaminister, et uus toob hulle, ma tahan, et uus tuleks parem. Eesti mõistes. No just, aga mis Euroopa mõistes, seda ma ei tea. No just, et Veegora mind ka ei las ameeriksed elavad oma elu, las venkud elavad oma elu. Minu jaoks on nagu tähtis see, et kuidas see suhestub meie, et mida meie saame teha, et oma elu paremaks teha. Ja noh, täna ma näen küll seda, et Eesti inimesed tõesti, et võtke see uus aasta vastu ja võtame selle uue aasta vastu ja noh, kui järgmised valimised tulevad, noh siis Veegora, jätke üks asi meelde, nagu ütles Albert Einstein, kes oli vaieldamatult tark inimene. Et kui sa teed ühte ja sama asja järjepidevalt ja loodad, et tulemus on erinev, siis see on nagu idioodi tunnus. Ehk siis, et kui me jälle hääletate Reformierakonna poolt või ma ei tea, kes me siin on 200 poolt või selle Tsahknapartei poolt, siis välja, et te loodate, et midagi muutub, no mitte midagi ei muutu. Ehk siis see on nagu väga oluline omale meelde jätta ja võib-olla käituda targemalt järgmine kord. Nii, sellest me jõuame veel palju rääkides, järgmised valimised on alles 2027. Oi, tõsi või? Jah. Ossul. Vahepeal tood olümpiamängud, aga ilusad ja uue aasta pidustusi teile ja rakettidega ärge liialdage, sööge parem verivorsti. Okei, aitäh! Toomas Pauri autorisaade.